Esindan siin Kavakirjastust, kus me oleme koos Kalle Muuliga, Kalle kadus sai ära, Kalle Muuliga oleme osanikud, Kalle Valdo, ja esitleme täna siin ühte raamatut, mille nimi on Showmees, mille on kirjutanud Simon Schuster ja mis on põhimõtteliselt Zelenskist, Ukrainast, sõjast. Ja raamatut esitlema oleme palunud ja on nõus olnud siis Kaja Kallas, Rainer Saks ja Johannes Stralla, kes siis modelleerib seda. Ja põhjendus, miks just nemad siis, Kaja on kõige suurem raamatusõber, mida mina tunnen. Rainer on tugevalt teisel-kolmandal kohal ja Johannes minu üllatuseks ka vanakooli mees, loeb paberraamatuid. Nii et see on põhimõtteliselt see kriteerium, kuidas need inimesed siia on sattunud, kõik on raamatusõbrad ja kõik on raamatu läbi lugenud. Aitäh! Aitäh Valdo selle sissejuhatuse eest. No tõepoolest see Simon Schusteri raamat Showman, nagu ta siis originaalis on, ilmus tegelikult juba 2024. aasta jaanuaris ehk tubli 10 kuud tagasi. Ja kui ma oleks nüüd sama suur raamatusõber nagu Kaja või nagu Rainer, oleks ma selle läbi lugenud juba tõenäoliselt siis millalgi seal jõulutoitude seedimise ajal. Aga ilmselgelt ma ei ole nii suur raamatusõber ja mina sain selle raamatu enda kätte umbes nädalapäevad tagasi. Ja kuna kokkulepe Valdoga oli, et sellest raamatust tuleb rääkida, siis mulle meeldib rääkida asjadest, millega ma olen vähemalt põgusalt tutvunud. Ei jäänud mul ka muud üle, siis kui see raamat tõesti läbi lugeda. Selleks, et seda teha, oli see raamat vaja muuta mingis mõttes minu töövarjuks. See raamat on minuga kaasas käinud reportaažidel üle kogu Eesti, kus ma olen siis viimase nädala jooksul käinud. Ja need reportaažid pidid muidugi nagu Rahvusringhäälingus on kombeks kirjeldama neid raskeid aegu, mis praegu Eestis valitsevad. Ja siis ma käisin seesama Showmees seljakotis näiteks Läänemaa turbatööstustes, kus kurdeti, et Euroopa Liidu kliimareeglid suretavad varsti välja ettevõtluse maal. Või ka näiteks Eesti kiiresti kasvavates kaitsetööstustes, mis muidugi kasvavad paljuski selle tõttu, et Ukrainas rindel on lihtsalt meeletu nõudlus kõige selle järgi, mida ka meie ettevõtjad suudavad valmistada, aga ka kaitsetööstustes on mõistagi keeruline, nagu te ette kujutate, sest need riiklikud tellimused ei ole ikkagi kaugeltki nii suured, kui nad olema peaksid ja ega pangad ka naljalt kaitsetööstustele laenu anda veel ei taha, kuigi õnneks on muutumas. Ja ma ei tea, kuidas nüüd teiega, hea publik on, kas te kuulete mõnikord hääli oma peas. Mulle tundus, et selle nädala jooksul ma mõnikord kuulsin, et seesama seljakott, mis mul siin tooli taga on, et sealt keegi nagu käheda häälega veidi mühatas, et kuulge, no teil on siin Eestis tõesti ikka väga raske. See natuke meenutus nagu Zelenski häält, aga võib-olla oli see hääl minu peas. Teisisõnu, see teos viimase nädala jooksul on kindlasti seganud minul oma töö tegemist, sellesse meie elu kohalikku draamasse sisse elamist, mis loomulikult Aktuaalse Kaamera või usutava majandussaate tegemiseks on väga oluline. Et ise seda kõike kirglikult uskuda, kaasa elada sellele draamale, mida me kajastada üritame. Aga palju olulisem kui see, kuhu mina selle raamatu viisin viimase nädala aja jooksul, on mõistagi see, kuhu see raamat viis mind ja võib viia igaühe teist, kes te selle raamatu piisavalt pikaks ajaks enda kätte võtate. Ja see viib meid tõesti Volodõmõr Zelenski ja tema kaaskonnale üsna lähedale. Ja ta viib meid Kiievi võimu koridoridesse ja Ida-Ukraina kaevikutesse, Butša massihaudade veerele, kus laibalõhn tegelikult ei ole veel kuhugi kadunud. Ta viib ka, ja see oli mõneti üllatav minu jaoks, viib ka Zelenski rivaalide ja oponentide jutule. Nii et ma võin ütlema küll, et Eesti maastikud selle raamatuga koos reisides tundusid kehvast suusailmast hoolimata üsna helged. Isegi Narva Hruštšovkade vahel jalutades, kus ma käisin otsimas õiglase ülemineku fondi jälgi, seal tekkis ka nagu mingi lootus, et ikkagi
tegelikult on siin kõik veel võimalik. Niisiis see teos, mis siin meie ees laual on ja millest me nüüd tõesti järgneva poole tunni jooksul või umbes nii veel suuremate raamatusõpradega kui mina vestlema hakkame, ei ole kindlasti selline heroiseeriv portree meie aja kangelasest, nagu Zelenskit me ju kõik teame. Simon Schuster on oma portreteeritava suhtes tegelikult kaunis halastamatu. Ta ei hoia tagasi hinnanguid seal, kus tundub, et Zelenski võib-olla teeb vigu või kus ta moraalne kompass ajakirjaniku arvates on kuidagi kõikuma löönud ja see on, ma arvan, üks selle raamatu tugevusi, muudab selle tegelikult tõsiselt võetavaks. Nii et koomikust presidendiks sirgunud Zelenski portreteerimisel ei jää kuidagi märkimata ja märkamata tema nõrkused, näiteks tundlikkus kriitilised raskused poliitiliste realiteetidega kohanemisel. Schuster tegelikult üsna nüansilt teosest, aga ka Volodõmõr Zelenskist, tõepoolest vestelda Kaja Kallase ja Rainer Saksaga. Tere õhtust! Showmees, no on pilku püüdev pealkiri. Kui hästi see tegelikult annab edasi portreteeritava olemust? Ta annab väga hästi ja ma olen sinu selle diagnoosiga väga hästi nõus, et autor on pääsenud Zelenskile väga lähedale ja tõesti, et see ei ole selline tou, et kangelane ja tõesti päike paistab kogu aeg tema peale ja ühtegi kriitikanoolt justkui ei ole, vaid tegelikult väga ausalt ta sellele asjale läheneb ja see Showmees minu meelest on väga tabav pealkiri. Mina olen temaga olnud koos erinevates siis kohtades, erinevatel koosolekutel, üks-ühele, kahekesi ja ma olen olnud temaga ka siis sellises ühes ülikoolis, kus me läksime nii-öelda kahekesi üliõpilaste ette ja kus tuli välja see, et ta ikkagi on kõva showmees, et noh, et peaksime selle omavahel nagu lõõpima niimoodi ja tema olemus ikkagi ja minu jaoks on, ma olen temaga ju kohtunud ennem sõda, pärast sõda või sõja ajal ja näinud ka seda, kuidas ta ikkagi on muutunud, et tegelikult kõik Ukrainas, ka Ukraina valitsuse liikmed, et kuidas neile ikkagi see raskus kõik on ka näkku kirjutatud, mida nad kogu aeg läbi elavad ja ma mäletan, et ükskord ma küsisin, et kui me olime niimoodi üks-ühele, et kuidas te päriselt vastu peate ja siis see aus seletus, et kuidas tegelikult alguses igat kaotust, igat inimelu sa elad nii üle ja siis kuidas selle käigus kõik, kuidas see sõda muudab kõik inimkalgiks ja sa lihtsalt nagu pead üle elama kõik selle ja et sa enam nagu ei mõtle, sa ei võta nii nagu, sa ei ela nii emotsionaalselt üle, sest sa lihtsalt ei jaksa seda emotsionaalselt elada ja nagu ta ütles, et vaata, et teil on reede ja teil on pühapäev, aga meil on ainult esmaspäevad, et meil ei ole mingit võimalust siin sellest pausi võtta. No me räägime sellest kalestumisest või soomustest, mille Zelenski on endale peale kasvatanud, nagu Schuster seda kirjeldab mõne hetke pärast, aga Rainer, see nime küsimus ikkagi, ma saan aru, see päris ei jaga Kaja hinnangut, et see on nüüd kõige õigem nimi sellele raamatule. Simon Schusteri hinnangut kõigi. Ma arvan, et hakkas seda raamatut kirjutama Showmehest, siis kui ta läks Ukrainasse, ta oli kuidagi, ta on Kiievis, eks ju, olnud oma inimene ja ta on pääsenud tõesti juba enne sõda Zelenskile väga lähedale, see ei ole nagu niimoodi, et hakkas seda sõda kirjutama, et hakkas kirjutama raamatut Zelenskis ja alguses ta kirjutabki seda raamatut, kui lugeda, siis ta kirjutabki seda raamatut Showmehest ja tegelikult kuskil mingist hetkest see raamat ei ole enam Showmehest. Et selle tõttu see pealkiri võib olla natukene eksitav selles mõttes, et see kirjanik ei kujuta Zelenskit nagu showmehest, vaid see on väga suur kvaliteedi muutus, mis toimub ja see on väga hästi dokumenteeritud.
just. No kas see showmees ei ole ikkagi tema DNA-s ja kas see ei ole tegelikult see, millisena ta enda rolli ikkagi defineerib? Show peab jätkuma, inimesed ei tohi telekanalit vahetada ja see ongi võib-olla see tema eksistentsiaalne ülesanne Ukraina rahva teenistuses. Ja ma tahtsin seda öelda, et noh, minu jaoks oli hästi huvitav see algus just ka, noh tõesti nii nagu sa ütled, et see algas ju varem ja kõik see kirjeldus tema sellest firmast, sellest ülesehitamisest, see, kuidas nad tegid neid saateid, kuidas nad nendest saadeteks materjali kogusid, kuidas nad neid nalju tegid, kuidas nad tegelikult selle piiri peal nagu kõndisid ja kuidas, eks ole, nende tegelik auditoorium olid venelased. Et noh, tegelikult kõik need show'd olid nagu sinna suunatud, et seal on nagu see aspekt ka, kuidas see nagu muutub kogu selle käigus ja tegelikult ka noh, alguses või sealt tuleb ju välja, kuidas ta tegelikult ise ei usu, et see sõda hakkab pihta ja ma mäletan ise, et oli see veebruar Müncheni julgeolekukonverents, kus Zelenski esines ja ta oli väga kuri seal, et teie siin noh, toote meie majandust alla, sellepärast et te räägite sellest sõjast, et ei tule seda, et noh, kõik umbes varuge grillimismaterjali, suvi tuleb ilus, me noh, ühesõnaga, et unustage ära, et mingit märke ei ole. Et ta nagu ise ei uskunud sellesse ka. Ja ta rääkis seda ka Ukraina rahvale ja see on läbiv liin selles raamatus, mille juurde Schuster jõuab tagasi 3-4 korral, kus ta tegelikult küsib, kui palju inimelusid oleks võinud säästa, kui Ukraina poliitiline juhtkond oleks võtnud kõiki neid hoiatusi tõsiselt ja jõuab järelduseni, et ilmselt need debatid seisavad Ukraina sees ka alles pärast sõja lõppu. Aga ma tuleks korraks veel selle showmehe kuvandi juurde tagasi. Schuster kirjeldab Zelenskit no ikkagi oma põlvkonna suurima satiirikuna, aga siiski mehena, kelle unistus oli ennast tegelikult teostada Vene televisioonis ühes telesaates, milles võib näha ka tõesti Moskva pehme võimu instrumenti. See kontrast tänase Zelenskiga on päris raju. Ma ei tea, Rainer või Kaja, kas teie olete näinud mõnda seda estraadilavastust ka, milles Zelenski on üles astunud, kui kohatuna see tegelikult tänases päevas tundub? Tänase päeva kontekstis tundub see kohatuna, aga tegelikult see tuleb vaadata oma kontekstis. Me ei tohi ise nüüd teha seda viga, et me hakkame teda põlastama selle pärast, mis ta oli. Siin on siiski üks väga oluline nüanss selles raamatus, mida võib-olla Schuster nii väga ei too rõhutatult esile, aga ta kõneleb sellest, et aastal 2014 hakkas Zelenski nagu muutuma. Siis kui oli Krimmi annekteerimine ja oli teine Maidan. Küll enne seda oli veel väga raske ja üldse poliitilistel teemadel midagi sõna võtta. Siis ta tegelikult sai aru, et see asi on tõsisem kui see mäng, mida tema mängib. Ta tõenäoliselt ei otsustanud siis, et tema läheb nüüd poliitikasse, see otsustati natukene hiljem. Aga mis on oluline siinkohal, on see, et nagu ka Schuster kirjutab, ta ei olnud Maidanil. Ta ei olnud see DNA-ga poliitik, kes võitleb Ukraina vabaduse eest algusest lõpuni. Ja see on selle raamatu võib-olla, noh ütleme, mitte puudus, ma ei taha öelda, ta kirjutab raamatut Zelenskist, ta ei kirjuta raamatut Ukraina rahvast. Aga sellele võib-olla siit raamatust ei tule nagu selget vastust, et kuidas Ukraina rahvas arenes ja võitleb tegelikult siis oma iseseisvusest, kuidas jõutakse Nõukogude Ukraina iseseisvusest võitleva Ukrainani, see on väga teine pikk evolutsioon. Et sellele küsimusele võib-olla siit nagu selget vastust ei tule, aga noh, see ei ole hetke, aga selles mõttes on see huvitav, et see showmees tahtis olla tegelikult ka showmees. Ja ma arvan, et siit natuke kumab läbi, kuigi Zelenski seda ise ju ei ütle, pealegi ütleb sõda, seda ei saagi enam niimoodi küsida. Aga kas sa lootsid poliitikast ka samamoodi uisutada nagu, et ma lähen siit läbi, teen mürgiseid märkuseid teiste kohta ja siis minul on kõik hästi? No see on ühes nende esimestest kohtumistest Schusteri ja Zelenskiga ju lubas Zelenski, et tema hakkab kohtuma üksnes nende välisliidritega, keda tema peab huvitavaks. Ja iroonilisel kombel juba mõne aja pärast võib-olla tema kõige olulisemaks rolliks saigi kohtuda absoluutselt kõigiga, kes ta läänemaailmast jutule võtsid. Kajaks te tajusite ka nendel kohtumistel, kus te olete viibinud Zelenskiga ja noh, kus võib-olla ei olnud kohtumised üksnes teie 4 silma vahel, vaid ka kõigi teistega, et see tema oleks kuidagi nagu tüütu. Või selleks ajaks oli ta selle rolli, selle show nii omaks võtta?
No kui täitsa ausalt öelda, siis see on tunne kogu aeg, et sa tüüd tema jaoks nagu, aga noh, lihtsalt mitte nagu, ma ei tea, mis põhjusel sina arvad, vaid nagu sellel põhjusel, et kuidas ma pean ikka ja jälle rääkima neid asju, et noh, kuidas ta aru ei saa, et noh, et see on see frustratsioon, mis ka meil on kohati, noh, et ma saan nagu sellest aru ja noh, just see noh ka jällegi, kui nad noh, räägivad, et need õhusireenid ja et me oleme nendega nii ära harjunud, et kui need üks öö ei ole, siis sa ei maga, sellepärast et sa mõtled, et nüüd on midagi valesti, et noh, et meie ei oska ennast panna sellisesse olukorda, kus me oleme siin rahulikult ja lähme koju ja magame ja puhkame ja teeme kõike seda, aga ma tahtsin seda öelda veel, et noh, ma olen selles mõttes Raineriga nõus, et see tuleb ka välja, et ta alguses ju või kogu selle Maidani ajal, et ta nagu vastupidi distantseerus, et noh, ka need naljad ja asjad, et ei, me teeme nalju mõlema poole kohta, et ta ei võtnud nagu, et kes on siin õige, kes on siin vale, et hästi nagu distantseerus sellest asjast, et seetõttu see olukord, kus ta nagu praegu on mõneti noh, või noh, kus ta on no praegu seda ei suutnud nagu ette näha tegelikult tema siis. Ja noh, aga et seda ei saa talle ka ette heita, kui me mõtleme tagasi kas või Eesti peale, siis noh, ma ise mäletan, eks ole, 19. jaanuar, kui meil oli Riigikogus, mina peaministrina esinesin julgeolekupoliitilise avaldusega, noh, et me peame andma Ukrainale abi, me peame ise valmistuma, me peame laskemoona ostma, kõike seda, me peame nagu kiiresti tegutsema, siis seal noh, opositsioon, eks ole, ütles, et ma olen selle kõik välja mõelnud. Ma olen välja mõelnud selle jaoks, et juhtida tähelepanu eemale ja noh, ma nägin, Kalle Laanet oli ka siin, aga praegu ma teda ei näe, aga tema oli kaitseminister ja opositsioon ei lubanud tal sõna võtta, et noh, üldse ei saadud tegelikult aru, et mis olukorras me ikkagi nagu oleme. Et muidugi võiks öelda, et noh, Ukrainal ju oli see julgeoleku või noh, see luure teadmine, mida ka meie nägime, et noh, eks nad ka lootsid samamoodi, et noh, see ei saa olla lihtsalt võimalik, et selles mõttes ei saa talle ka pahaks. See raamat kõigile teile hoiatuseks, kes te selle võib-olla täna õhtul tahate koju viia, algab ikkagi sellise Hollywoodi filmile võrreldavat adrenaliini pakkuva kirjeldusega kõigest sellest, mis hakkas enam-vähem nii minuti haaval lahti rulluma 24. veebruaril 2022, kui Venemaa alustas täiemahulist rünnakut Ukraina vastu. Ja see on erakordselt kaasahaarav lugemine ja ühtlasi ka noh, kaunis piinlik meeldetuletus, millised soovitused Ukrainale sel ööl nendel tundidel kõlasid. No, põhimõtteliselt resümeerib Schuster selle, et lääne liidrid andsid mõista, et parem oleks, kui Ukraina nüüd kõigi Venemaa nõudmistega kohe kaasa läheks, kapituleeruks, sest noh, vastasel juhul saab Zelenski kõigepealt oma perega surma ja siis järjepanu kõik teised, kes seal valitsuskvartalis on. Ma mõtlen, Kaja, kui te seda lugesite, käisid teil need riigijuhtide näod silmi eest läbi ka, kes tõenäoliselt neid soovitusi andsid? Ei, mul käisid läbi, meil oli ju 24. veebruari õhtul oli ülemkogu ja see käis mul küll, ma mäletan, no seal on ainult peaministrid ja ma mäletan, noh, meil oli nii, et me olime tegelikult 6 kuud ikkagi juba nagu valmistunud, et see võib juhtuda. Ja seal ma nägin riigijuhte, suurte riikide juhte, kes olid, noh, nad olid šokis, nad olid nii šokis, et nad istusid niimoodi, ma mõtlesin, kas ta ei ütlegi mitte midagi, et noh, täiesti niimoodi, et noh, me olime naiivsed, me oleksime pidanud teid kuulama, nad olid nii šokis sellest ja seal ju meiega ka videosilladel ju Zelenski ühines ja see oli tegelikult ikkagi, see oli väga õõvastav, sellepärast, et ta oli kuskil punkris, eks ole, ta rääkis hästi ärevalt, ütles, ma ei tea, kas ma paari tunni pärast elus olen või ei ole, et noh, ühesõnaga ja mind nii kohutavalt häiris tol hetkel
ma ei teagi, nüüd mingi kaamera võtab siin, et kas ma võin seda, mingi telefon filmib, aga kas ma võin seda öelda, aga mis mind nii tohutult häiris, oli see, et Zelenski ütles, noh, seal kogu aeg ütles, et palun öelge, et meil on koht Euroopas, et me saame Euroopa Liidu liikmeks ja nii. Ja noh, kuna meie ei saanud rääkida, meie asemel rääkis ainult siis ülemkogu president, et no mind häiris, et miks ta ei või öelda seda, miks sa ei ütle seda nagu lihtsalt, see on nii väike asi, mis sa saad teha, miks sa ei ütle seda nagu meie kõigi poolt ja noh, ta ei öelda, et loomulikult, et Ukraina on Euroopas ja me oleme teie taga ja noh nii edasi, aga jah, ega mulle ka see päev jääb nagu elu lõpuni. Rainer, kui keeruline meie headel partneritel on tegelikult olnud sellest olukorrast, mille nad ju ise sõnastasid ja mida Schuster meile halastamatult meelde tuletab, välja tagurdada nii poliitiliselt kui inimlikult. Täna on need seisukohad ju muutunud. Jah, aga keeruliseks tegid nad selle ise, mitte keegi teine, et iseendale, et siin ei ole võimalust hakata kuidagi moodi arutama, et võib mõista seda protsessi ja sellel medalil on ka see teine pool, et Ukraina ei teinud õigel ajal õigeid asju. See on ka tegelikult selle loo osa ja seda tuleb ka tunnistada aga siin on tegemist hoopis teise küsimusega. See on põhimõtteline küsimus, see on küsimus see, et kas Ukraina kõlbab Euroopasse või NATO-sse. Kes siin on esikohal on see küsimus, et üks riik ründab täie sõjalise jõuga teist riiki. See on agressori ja ohvri küsimus. Ja see on see põhiväärtushinnang, et kui Euroopas räägitakse väärtuspõhisest välispoliitikast, siis see on tegelikult see test, mis on päris väärtuse, kõige suurema väärtuse koht. Ja võt see on see koht, kus ma saan ka aru, et need riigijuhid on šokis. Ja ma mäletan ka päris hästi neid aegu, kui oli 2014 aastal, et kuidas sa näed, et üritatakse vältida võtta niisugust põhimõttelist seisukohta, mis sind seob. Väga selgelt väärtuspõhise poliitikaga, Ukraina sõnavõtsid tegemist on agressiooniga ja sellepärast, et sa seod oma käed ja siis sul ei ole nagu seda teed tagasi ja see lootus nagu tihtipeale jääb nagu selliseks, mis sind hoiab nagu kuidagi ignoreerimas seda tegelikku olukorda. Aga antud juhul oli siiski see eelhoiatus oli piisavalt tugev ja ma möönan, et mina ka ei uskunud kuni aastavahetuseni 22, et Venemaa tegelikult ründab kogu rindel. Ma mõtlesin ka, et seda mingi piiratud ulatusest nii edasi. Tundus nagu loogiline, sest need vägesid on nii palju, mis iganes, aga see luurehinnang, selle taha ei saa pugeda, et me ei teadnud, kõik teadsid. Ja, aga vaat see ongi see, et ei uskunud. Vaata, see on see, et kas sa nagu usud ja ma mäletan, mul oli ühe suure riigi juhiga oli telefonivestlus ennem, vist äkki pühapäeval, nii et neljapäeval see sõda algas ja ta ütles, et ei, et kuule, ta ei alusta sõda sellepärast, et see on liiga kallis, eks ole, see on liiga ebapopulaarne ja siis ma ütlesin ka, vaata, sina vaatad seda asja läbi demokraatia prisma, nii nagu demokraatlikus riigis, eks ole, kui sa alustaksid sõda oma naaberriigi vastu, eks ole, siis võetaksid kohe maha ja kõik, eks ole, see ei tööta niimoodi, aga ta ei ole demokraatlik riik, ta ei mõtle nii, ta mõtleb nii, nagu diktaator mõtleb. Ja selleks, et kuidas diktaator mõtleb, tuleb lugeda, eks ole, diktaatori käsiraamatut, kus kõik on väga hästi kirjas, kuidas diktaator mõtleb, aga need lääneriikide juhid lihtsalt ei ole nagu valmis vaatama läbi selle prisma, sest nemad ei ole kunagi olnud nii okupeeritud, nad ei ole seda nagu lähedalt näinud. Siin on see moment ka, et sa saad aru, et Euroopas on see rahvad, kes on pidanud iseseisvussõda ja pidanud võitlema vabadusest ja siis on rahvad, kelle riik on tekkinud hoopis teist teedpidi kunagi ja ammu see rahvusriik on juba nii palju vana, et neil seda kogemust ei ole. Ja nende jaoks on tihtipeale see toimuva nii irratsionaalne. Et sa tajud nagu seda ära, et nad panevad selle võõrasse konteksti, nad ei pane seda tegelikult Euroopa konteksti. Tulles tagasi nende vastuoluliste või tundlike nüansside juurde, mida see raamat endas sisaldab, siis üks selliseid nõrkusi, millele Schuster appelleerib, on see, et showmees ikkagi vajab aplausi ja
see adrenaliin, mis president Zelenskil koomiku ajast tekkis laval olemisest, moondus siis sõja ajal selliseks vastutuse koormaks Schusteri hinnangul, mida Zelenski õppis nautima. Ehk hoolimata kogu sellest kaasnevast stressist, perest lahus elamisest ja vastutuskoormast, siis tundis president, et tal on privileeg ja isegi õnn teha tööd, mille saatus on talle määranud. No see on üsna ikkagi lähedal sellisele ohtlikule piirile, kus võivad tekkida igasugused mõtted iseenda rollist ja tähtsusest ühe riigi jaoks. Ja Kaja, kui sa seda lugesid, mis mõtteid see tekitas? Jah, sellest raamatust tuleb ju hästi välja see, et mingi hetk ta tegelikult ei kuula ja tahab ennast ümbritseda inimestega, kes on temaga nõus ja kes kiidavad takka sellele, mis ta teeb ja see on tõesti väga ohtlik. Et see on väga ohtlik, aga see ongi see, et see läheb kokku sellega, et ta kriitikat väga hästi ei talu, eks ole, siis sa tahad sellest kriitikast nagu hoida eemale, aga tegelikult see kriitika, sisuline, konstruktiivne kriitika aitab sul vältida vigu. Et see kindlasti, kui sa tahad ainult aplausi saada, ainult, ma ei tea, sellist kogu aeg nagu meeldida, siis see tähendab seda, et need otsused võib-olla on kattud nagu hoopis teisest asjast, aga jällegi pannes seda konteksti, kus nad on, siis nad on ju hoopis teises kontekstis kui mis tahes muu seis, et meil on sõda. Tarvitseb kas või mõnel suvalisel võltskontol midagi sotsiaalmeediasse postitada ja see ei lase presidendil rahulikult magada. Ta lausa väriseb üle kere ja helistab ema. Sellise lõigule minu jaoks on see üllatus, kuna ma ei ole Zelenskiga nii lähedalt kokku puutunud. Ma tean seda, et tihtipeale need koomikud, kellel on meeskond, koomiku valesõna, ütleme staarnäitleja või ütleme vast olla see showbiz. See meeskond töötab tema heast, ma sellega harjunud, et see ei ole nagu võrdväärne meeskond päriselt, aga ta saab sealt ideid ja kõike, aga minu jaoks see pool nüüd oli see koht, minu raamatus oli üllatus, see ei paista väga välja. Ma vaatan tema neid igapäevaseid nagu meediapostitusi, mis ta teeb, et sealt see nagu päris nii tagasi ei peegeldu. Et selle tõttu ma ei tea, juba sinu täpselt. Mina ütleks küll niimoodi, et see oli alguses. Et kui sa oled president, eks ole, president ja oled harjunud sellise aplausiga ja nii edasi, et siis ta minu meelest alguses, raamatus tuleb ka välja, et alguses ta võttis seda kõike nii valuliselt, aga mida nagu aeg edasi, sa ei jõua lihtsalt sellega tegeleda, sa ei jõua, see on nagu kõige väiksem asi, eks ole, kes midagi kuskil kirjutab, sul nagu reaalselt pommid lendavad, inimesed surevad. Et selles mõttes see alguses võib-olla oli, aga ma ei usu, et see praegu on, ma tõesti ei usu. Üks vastuoluline lõik, mille juurde Schuster jälle või üks vastuoluline teema, mille juurde Schuster ka mitu korda tagasi pöördub, puudutab siis tegelikult sõjaaja reegleid, mida Zelenski kasutab ka muuhulgas selleks, et siis vaigistada oponente ja tsenseerida meediat. Schuster kirjeldab siis, kuidas Zelenski ühel hetkel populaarsust kaotades liberaalse poliitikuna hakkab kasutama, ja need on autori sõnad, Putini võtteid meedia keelustamisel ja iroonilisel kombel saabki see tegelikult viimaseks käiguks, mille järel asub siis Kreml koondama vägesid Ukraina piiril, kui Medvedtšuki telekanalid kinni pannakse ja üks peamiseid siis Kremli käpikuid, kellest loodeti Ukraina asevalitseja teha, tegelikult kaotab igasugused positsioonid Ukrainas. Kas Schuster on sellised hinnangud, Rainer, andnud ülekohtuselt, mis puudutab, ma ei tea, näiteks meedia üle kontrolli võtmist Ukrainas, teeb ta seal Zelenskile liiga? Ma olen nagu sinu küsimuse püstitusega küsimuse püstitus antud hinnanguga nõus. Jah, ma arvan küll, et ta teeb natukene liiga. Mitte täielikult, aga see on väga vastuoluline olukord, et nagu me teame, Ukrainas on nagu olemas selline nähtus nagu oligarhid. Meedia valdavalt kuulub oligarhidele. Ja seda, et Ukrainas on tõsiseid probleeme korruptsiooniga ja vaja tõestamist. See on nagu see.
oligarhid, osa neist vahetas, ütleme, tuli Ukraina poole üle niimoodi selgelt aastal 2014. See on ka mõnest nendest on juttu, kuigi vähe. Tegelikult oli see oligarhide Ukraina poole hoidmine määras väga paljuski selle, et Putini nii-öelda see sisemine õõnestusprotsess Ukrainas kukkus läbi, eriti siis sealt Dnepri ääres, Harkivis, Dnipro linnas, Hersonis ja Mariupolis. Aga see oligarhidele kuuluv meedia oli kindlasti üks võimalus manipuleerida, aga ta ei olnud nii totaalne. Ukrainas on minu arust väga korralik meediapilt on vaatamata sellele, et need kanalid väga paljuski kuuluvad erinevatele oligarhidele. Ikkagi need uudiste kvaliteeti minu arust on palju parem kui väga paljudes nii-öelda Euroopa riikides, aga las ta olla. Siin on nüüd tegelikult üks selline väga huvitav olukord, kus tegelikult nõuti ju nii Porošenkot, kes on ka ise oligarh, kui ka Zelenskit nõuti väga otsustavalt samme oligarhide vastu lääneriikide poolt. Ja ma saan aru küll, et see, millest Schuster räägib, nagu seostab selle kõik ainult siis nagu Zelenski isiklikult tundlikkusega meedia suhtes. Aga ma arvan, et oli siiski päris pideva surve all ka näiteks ka Kolomoiski osas, et see on nagu tema oligarh, kes tema aitas võimule. Nüüd ta peab nagu tõendama, et tal selle Kolomoiskiga nagu lähevad nagu teed niivõrd otsustavalt lahku ja Kolomoiski kahtlemata sa leiad seal iga oligarhi kohta mingi episoodi, et saatnud treilida. Et see on selles mõttes natukene lihtsustatud pilt minu arvates, et ta pisut teeb liiga Zelenski. Kaja, kas sellise suurema riigikaitselise eesmärgi nimel peaksid ka ajakirjanikud Ukrainas nende kriitiliste lugudega kuidagi piiri pidama? See pinge Ukraina ajakirjanduses on ometi tajutav. Ma käisin ka hiljuti ühel üritusel, kus oli Kiev Independenti peatoimetaja, kes kirjeldas ikkagi väga pingelisi suhteid tegelikult ka Ukraina kaitseministeeriumiga, kus, mis seal salata, on ikkagi välja tulnud hankeid armee toitmiseks, kus teatud artiklite hinnad on selgelt paisutatud ja kui ajakirjandus sellele tähelepanu juhtis, siis need ajakirjanikud piltlikult öeldes lintšiti avalikkuse ees ja alles pärast teist tõendatud skandaali kaitseminister astus tagasi. Et kuidas see meedia ja võimu suhe sellistel keerulistel aegadel, kuidas te seda näete? No ma ei oska seda, ilmselt sina lugesid seda raamatut nagu läbi oma ametiposti prisma, et mina nendele asjadele võib-olla nii palju tähelepanu ei pööranud, et jällegi ma ei oska seda kuidagi nagu hinnata, et nii nagu Rainer ütleb, see, et Ukrainas on korruptsiooniga probleeme, see on ju nii, eks ole, aga see, et nad tegelevad ka sellega äärmiselt intensiivselt, et ma alati, kui ma lääne siis riigijuhtidele või kellelegi pean seletama seda, et kui keegi tuleb ütlema, aga korruptsioon, siis ma toon selle näite meie enda praktikast, et kui sa olid okupeeritud, kui me olime siis okupeeritud, siis üks viise, kuidas inimesed nii-öelda protestisid võimu vastu, oli võimu tagant varastada. Et kui te käite Saaremaal, on üks hästi äge muuseum, kus näidatakse, kui kavalad inimesed olid, et nagu režiimi tagant varastada. Et sa õõnestasid nagu režiimi läbi selle. Aga kui me saime oma iseseisvuse tagasi, oma vabaduse tagasi, oma riigi tagasi, siis see oli meie maksumaksja raha, mida varastatakse ja see ei olnud enam okei. Ja tegelikult see nõudis nagu kogu ühiskonnalt seda absoluutselt sellist muutust, et see on meie riik, mida me ehitame, see on meie maksumaksja raha, eks ole, et täielik nulltolerants korruptsiooni suhtes. Nüüd Ukrainal seda 90-ndatel ei juhtunud ja seda ei toimunud, aga neil toimub see praegu, sellepärast, et nad sõna otseses mõttes võitlevad oma riigi eest ja maksumaksja raha, mis läheb, eks ole, selle vabaduse eest võitlemiseks, et kui keegi selle tagant nagu varastab, siis ei ole enam sellist, et mis seal on, vaid see on meie raha, see on meie maksumaksja raha, see on meie riik, see on meie, mille eest me võitleme.
et mina näen nagu seda pigem sealtpoolt, aga jah, ma ei osanud seda või noh. Schuster märkas seda mitmel korral ja tõi seda raamatus välja. Seda küll, aga ma ei oska seda selles mõttes kommenteerida, et noh, jah, ma seda ajakirjanduse prismat niimoodi sealt nagu ei tea. Ma ütleks, et Schusteri raamat on nagu selles mõttes ka natuke teraapiline võib-olla, et kui seda nagu lugeda, siis sa saad aimud, mis inimesega tegelikult tegemist on. Me nagu tihtipeale näeme Zelenskit natukene ikooniliselt. Selles mõttes väga hea raamat, aga mis mulle Ukraina meedia puhul meeldib, olles igapäevasele meedia lugeja, siis Ukrainas ei ole poliitilisi ikoone väga. Ja tegelikult see on nagu selline Ukraina rahva nagu laiem suhtumine, et okei, seal mingitel rühmadel on omad selged ikoonid, keda nad kummardavad, aga laiemas plaanis nagu ei lasta tekkida niisuguse poliitilise liidril, kellesse suhtutakse kriitikavabalt. Ja Ukrainas ajakirjandus teeb selles osas väga olulist rolli ja ma arvan küll, et praegu sa tajud ära, kui sa loed neid uudiseid, mis on Ukrainas, et nad hoiavad ennast tagasi. Nad ei lähe selle kriitikaga mingist piirist üle. See on tegelikult mingi vabatahtlik kokkulepp, mis neil kehtib, aga kogu aeg see kriitikafoon kasvab. Nüüd, iga kuuga sa tajud, et mingid teemad kukuvad tabuvalt välja. Ukrainal on ju ka Zelenskil puhtalt personaalselt tema ja tema meeskonna tehtud valed otsused, mis on katastroofiliste tagajärgedega praeguses kontekstis. Ja neid ei käsitleta detailselt. Sa nagu näed ka siin, räägitakse paaris kohas, mis ei tegemata see katastroof lõunas, sõja alguses ja mida ikkagi võib pidada väga paljuski seotuks nagu siis Zelenski administratsiooni otsustega enne seda, mis nad tegid. Ja kõik see tuleb. Me näeme seda ja ma arvan, et see saab olema ka Euroopale üks tõsine õppetund, kuidas Ukraina tegelikult oma väga raskest olukorras olevate juhtidega hakkab siis nagu tegelema peale seda. Üks selle raamatu jällegi väärtus ja värskendav lugemine minu jaoks seisnes selles, et siin ei püüta portreteerida Ukraina vägede ülemjuhatajat Volodõmõr Zelenskit kui mingit sõjanduseksperti, kes päriselt teaks, kuidas sõda pidada. Väga selgelt raamatu alguses vähemalt on Zelenskil välispoliitiline roll, liitlasi koondav selline retooriku ülesanne ja sõjapidamise otsused jäetakse kindralite teha. Aga nüüd mida edasi ajas, ja see raamat ju ei kajasta tegelikult viimase 1,5 aasta sündmusi, kindlasti mitte, Zelenskil tekib juurde enesekindlus, tekib soov tegelikult rohkem kaasa rääkida sellest, millised peaksid olema Ukraina armee prioriteedid ja tekivad ka konfliktid. Kuidas te tajute Zelenski muutumist pelgalt sellisest esindusnäosust ikkagi väga tugeva arvamuse ja sooviga mõjutada asju ka lahinguväljal? Kui te seda raamatut lugesite, mis mõtted tekkisid? Ja no nüüd naljaga pooleks mulle kunagi üks tippametnik ütles, et no näiteks Eesti presidentidega, et üldiselt on nii, et mõnel on läinud nagu aasta aega, kui nad nagu leiavad, et noh, neil ei ole kedagi teist vaja, nad kõike teavad, aga mõnel läks ainult 2 kuud, võite arvata, kes see oli. Aga see selleks, et lihtsalt seda, noh, kui sa oled selles positsioonis, siis ilmselt see, noh, eriti kui sa pead niimoodi tegema, võib-olla asjad on läinud õigesti, siis sa leiad, et noh, et kõik, mis sa teed, ongi õige ja järjest rohkem nagu hakkad ainult seda uskuma või neid uskuma, kes on sinu ümber ja kes ei ole nii kriitilised. Et selles mõttes see riskikoht kindlasti on selline enda, ma ei tea, kõikvõimsuse uskumine ja sealt tulevad vead, kui sa enam ei kuule. No Schuster küsib raamatu epiloogis, kui me nüüd jõuame raamatu lõppu. Kas Zelenski suudab loobuda tegelikult sellest võimust, mis tema kätte sõja ajal koondatud on, sest olgem ausad, paljud riigijuhid on jäänud sõltuvusse ka märksa väiksemast võimust ja imetlusest, mis neile osaks on saanud. Ei pea isegi Kadrioru poole vaatama selleks. See risk on olemas sellepärast, et ju praegu on tulenevalt Ukraina põhiseadusest ja sõjaseisukorrast ka valimised ära jäänud.
ja tõenäoliselt jäävad ära ka ülemrahvavalimised, mis ma absoluutselt ei heida seda ette. Aga noh, ütleme, kui vaadata niimoodi president Zelenski tegemisi sõja ajal, siis minu arvates tal on võib-olla siin nagu küll kange soov täita see avalik meediaruum ikkagi valdavalt enda poolt. Et ta võiks anda rohkem oma meeskonnal ruumi, et siin mingisugustes episoodides tuuakse nagu seda ajuliseks, et üritatakse seda pilti natuke parandada, tuuakse see teisi inimesi kõneisikutena, aga siin sõja alguses oli see julgeolekunõukogu esimees Oleksii Danilov, oli nagu väga sage kõneisik, kes seletas, olid need piirkondade sõjaadministratsiooni juhid, kes seletasid olukorda koha peal. Nad on kõik kadunud, riigist on jäänud väga paljuski domineerima president ja kantsleri ja ilmunud näiteks Jermak, kes esimene aasta oli lihtsalt üldse täiesti poolteist aastat. Et siin on nagu mingisugused kerged ohumärgid on olemas, aga ma ikkagi jõuan sinna tagasi, et Ukraina ühiskond on selline, et nad ei lase sellel juhtuda. Et isegi kui president kaotab kontrolli enda üle, siis. Ja no sellega on jällegi olles suhelnud, siis tõesti nad on ka väga väsinud, et inimlikult see, et ma tahan lihtsalt nagu ka puhata ja mul ei ole probleemi sellest nii-öelda lahti lasta, aga olles näinud inimesi, kes siis on sellest lahti lasnud, siis ütleme, teoorias on kõik tugevamad kui päriselt praktikas, et kui sa oled olnud niimoodi võimu juures ja sul on kalender kõik täis, siis järgmine hetk, kui see nii ei ole, siis võib tekkida küsimus, et kuidas sa siis nii-öelda astud tagasi või lähed ära või kuidagi liigud edasi, aga ma ütlen, et nii Zelenski kui tema perekond ja kõik on ju ikkagi äärmiselt kunnatud sellest olukorrast, et selles mõttes inimlikult peab seda ka nagu mõistma. Kahjuks ei ole seda peatükki raamatus jõutud kirjutada, kuna raamatu tegevus lõpeb ära enne veebruari 2024. Aga mõista on nendest pingetest antud, mis Volodõmõr Zelenski ja Ukraina pikaaegse kaitseväe juhi ja Valeri Zalužnõi vahel valitsesid. Kas Zalužnõi oli muutumas, Rainer, liiga populaarseks? Ta tuli sellepärast kõrvale lükata ja saata Suurbritanniasse diplomaaditööd tegema, nagu me teame, et tänaseks on juhtunud. Või on siin Schuster jällegi interpreteerinud kahe olulise Ukraina liidri suhteid kuidagi eksitavalt? Siin võib-olla ma isegi olen selle Schusteriga nagu enam-vähem nagu samal lainel, et see on minu mulje, sest ma ei ole isiklikult Zalužnõiga mitte kunagi kohtunud, aga kõik inimesed, kes on tema kohtunud, kirjeldavad teda väga meeldivat ja toredat inimest ja kindlasti ta on väga sümpaatne. Ja mis paratamatult juhtus, on see, et ta muutus väga populaarseks, sellepärast, et Ukraina armee oli teatud perioodidel väga edukas. Ja loomulikult sa muutud rahva hulgas populaarseks. Ja Ukraina armees on ju domineerivad vabatahtlikud. Need on inimesed, kes respekteerivad nagu väga selektiivselt oma ülemusi, see ei ole üldse kerge võita nende lugupidamist. Ma ei usu hästi, et Zalužnõil oli selles mõttes mingi selge poliitiline ambitsioon või agenda, mida ta ajas, ta tundub selleks natuke teist tüüpi inimene olevat. Selles plaanis võib-olla Zelenski põhjused ta kõrvaldas, kuid ma arvan, et siin on tegelikult määravam kõrvaldamine, kui te pole sõna. Selles mõttes, et see ei ole kõrvaldamine. Saatis heale tööle Suurbritannias. Ja see ei ole üldse vähetähtis ametikoht ja väga oluline. Aga ma arvan seda, et siin on tegelikult, siin raamatus on kirjas seda tegelik põhjus. See visioon, kuidas seda sõda pidada, muutus niivõrd erinevaks. Ja kui me vaatate näiteks kindral Sõrskit, kes on praegu kaitseväe juhataja või siis kindralstaabi juht, ükskõik kuidas nimed, tema on kindlasti rohkem nagu selline kuiv sõjamees. Et ta ei ole nagu väga selline, kes läheb nagu presidendile rääkima strateegiat, ta võtab sisendi ja üritab siis selle vastu nagu planeerida. Mulje on niisugune mulje, ma võin eksida, aga et selles plaanis võib-olla kindral Zalužnõi oli natukene nagu selline, kes
nagu ta ka siin Schuster kirjutab, eks, et ta nagu ei avaldanud alati kõiki oma kavatsusi ja plaane presidendi kantseleile. Luiskas ka ameeriklastele. Seda ta tegi õigesti nagu selgus, aga ma tahan öelda, et see on väga-väga keeruline olukord, kuhu nagu sellises olukorras selle operatsiooni ja Kaitseväe juhataja satub, et ta ei saa minna plaane detailselt läbi arutama ja siis see plaan ei ole enam plaan. Ja ma lihtsalt selle asja ütleks juurde, et selge on see, et sellises olukorras vägede juht ja siis ülemjuhataja või president, neil peab olema absoluutne teineteise mõistmine ja usaldus, et kui seda ei ole, siis on igas mõttes nagu halb. Ja see natuke läheb sellega kokku, et kas sa nagu kõiki, kes ümber on, nagu kuulad või kuulad neid, kes räägivad seda juttu, mida sa tahad kuulda. Ja seda kriitikat muidugi, kuidas nad asju tegid, oli ka väljaspoolt neile väga palju, et selles mõttes ka seda ei maksa kuidagi nagu alahinnata. Head sõbrad, märkamatult möödub aeg, kui sa oled heas seltskonnas ja räägid huvitavast raamatust. Te olete väga kannatlikult istunud ja kuulanud, aga võimalik, et teil on mõni hoopis olulisem küsimus hingel, kui mina olen seni küsida taibanud. Praegu on võimalus see küsimus hingelt ära öelda. Pikkadeks kõnedeks mulle on öeldud, meil aega ei ole, aga kui teil on mõni oluline küsimus, mille te tahaksite tõstatada, siis pole natuke käega märku ja saate küsida. Ja kui ei ole, siis ma jätkan seda nii kaua, kuni viimne, kui inimene siit saalist on lahkunud ja keegi enam ei jaksa seda kuulata. Ma loeksin ühe lõigu seni, kuni te oma mõtteid võib-olla kogute sellest raamatust, mis minu meelest oli kaunis kõnekas. Ja see nüüd ei puuduta president Zelenski iseloomu või Ukraina juhtide kuidagi omavahelist dünaamikat, vaid pigem seda, kuidas venelased sõda pidasid ja kuidas nad üritasid Kiievit vallutada. Vene eriväelased olid nagu ajarändurid minevikust, kes olid sunnitud käigu pealt kohanema muutustega, mis Ukrainas olid toimunud pärast Punaimpeeriumi hävimist. Kõik uued sillad ja maanteed Kiievi ümber, metsade asemele kerkinud uusarendused, koolid ja kaubanduskeskused, mis ehitati siis, kui Ukraina oli juba iseseisev riik. Eriväelaste kaardil midagi sellist polnud. Venelaste kaardid pärinesid teisest ajastust, nagu ka nende strateegia ja mõtteviis. See eksitus läks ilmselt maksma paljude Vene sõdurite elu. Kiievi lahingu ajal maandus üks ründesalk langevarjudega avarale lagendikule, mis nende kaartidel oli märgitud metsaks. Seega polnud neil kuhugi varjuda ja ukrainlased tegid neile kuulipildujate ja suurtükkidega otsa peale. No Ameerika kindral ütles selle olukorra iseloomustamiseks, et ukrainlastel lihtsalt vedas, et nad suutsid tegelikult Kiievit kaitsta. Kas see lõik iseloomustab, Rainer, tegelikult jätkuvalt Vene armee tegevust Ukrainas või on vahepeal prinditud välja uuemad kaardid kui see 89. aastal trükivalgust näinud eriväelase kaart, mida Schuster siin kirjeldab? See on väga pikk jutt, aga ma väga kokkuvõtte selles osas ütleks, et Venemaa on väga palju kohandanud ennast selle olukorraga, ta on muutunud mõnest küljest efektiivsemaks, teistpidi Venemaa on kaotanud väga palju ressurssi ja mingid asjad ei ole väga palju muutunud ja kuna tal on nagu vähem kasutada tehnoloogiat, tehnikat, siis nagu seda elavjõudu raisatakse ikka nagu üsna, ma ei oska isegi seda õiget sõna leida, ma ei taha ka nende inimeste suhtes olla kuidagi ülbülolemist, saavad inimesed surnud. Ja ma ei tea, puudub nagu, või minu teadmine varises kokku selles osas, ma eeldasin, et Vene inimestel on mingi eneseväärikus, mis ei lase niimoodi saata ennast nagu täiesti mõttetusse surma, et sa saad aru, nad ju kõnelevad omavahel, nad on ministrinud videosid, kus nad ütlevad, et me läheme kindlasse surma ja nii edasi, selles puudub igasugune heroilisus või nagu see on lihtsalt nagu lambaväri, kes nagu läheb täiesti teadlikult nagu surma poole. Et see on nagu see fenomen, mis minu jaoks on üle, mina eeldasin, et seal on nagu mingisugust eneseväärikust, mässumeelsust nii edasi. Aga kahjuks Vene armee ikkagi nagu suudab nagu nekseid taktikalisi kohandusi teha, mis siis on nagu ka nüüd Ukraina poolele nagu toonud kaotusi. Ja tegelikult selles raamatus oli juttu väga palju nendest momentidest on ka sõja alguses siiski
Ukraina poolel on mõned niisugused väga, mitte piinlikud, vaid väga kurva tagajärgedega eksimused, mis toovad kaasa suuri ühekordseid siis inimeste kaotusi, et see ei ole päriselt niimoodi, et oli ainult Vene poolel ja Ukraina poolel olid niisugused kavalad rebased, kes kõike tegid nagu väga hästi. Aga suures pildis Ukraina sõjavägi avaldas Vene armee üle, see vastab tõele. Ma oleksin ühe lõigu veel, kui te nii kannatlikult olete juba talunud seda meie vestlust siin. Sõja lõpuks on Ukrainal 2 miljonit tegev- või eruväelast, mis võrdub umbkaudu 15% kogu tööealisest elanikkonnast. Meil pole piisavalt raha, et neid kõiki õnnelikuna hoida, rääkis Arachamia. Kui riik ei leia võimalust nende toetamiseks, siis nad tulevad ja kannavad jalad ees minema kõik ministrid, kõik poliitikud, kogu valitsus. Ehk üks on see, kuidas taastada Ukraina taristu, aga tõesti, mida teha nende meestega ja naistega ilmselt, kes on sõjas karastunud, kelle ootused Ukraina tuleviku osas võivad olla väga laetud. Ja kes võib-olla ei ole rahul selle keerulise ülemineku ajaga, mis Ukrainal pärast seda loodetavasti võidukalt lõppevat sõda ees seisab ka. Ja loomulikult see on üks asi ka, mida Zelenski alati rõhutab, et vaadake, et meil on vaja, üks asi on see, mis me teeme, et seda sõda võita, teine asi on see, mis me teeme, et anda inimestele lootust, kuidas me selle riigi, need linnad, mis on hävitatud, ehitame üles uhkemana, paremana, kui nad on varem olnud, et inimesed ei läheks ära, et inimesed oleksid valmis tegelikult panustama ja näeksid seda, et see elu saab olema nüüd parem. Ja seetõttu kõik need ülesehituskonverentsid, see näidata ka Ukraina inimestele, et investeeringud tulevad, me usume Ukrainasse, et see on oluline ka nendele inimestele, kes selle kõik on läbi teinud, et minna normaalse eluga edasi, aga loomulikult me ei kujuta seda ette, kõik need traumad, kõik see pidev pinges ja stressis elamine, et sellel on väga suured tagajärjed. Mis see Ukraina võiduplaan siis nüüd on, mida me ei kuule eeloleval nädalavahetusel Ramsteinis, kuna orkaan sundis president Bidenil jääma koju? Milleks me tegelikult lähinädalatel ja kuudel valmis peaksime olema? Eks Ukraina rahuplaani me teame ja seda me oleme kõik ju ka käinud kaitsmas erinevaid neid elemente selles rahuplaanis, kus on 10 punkti. Nüüd on võiduplaan, et eks ühelt poolt on see küsimus, et ukrainlased peavad hoidma ka seda tähelepanu ja pidevalt, et kui me räägime, mis on muideks suur muutus ka ja vaidlused, mis on olnud, et meie räägime alati Ukraina võidust. Osad räägivad, et Ukraine must prevail, mis on totaalselt erinev asi ja selleks, et kuidas võita, kõigepealt sul peab olema see eesmärk, et võita, siis sa paned ka paika need strateegiad, siis me peame selle jaoks tegema, mis on see taktika, mis me võtame, et võita. Ja tegelikult selles võiduplaanis on siis need elemendid, mida neil on vaja selle jaoks, et ikkagi seda sõda võita, aga jah, eks nad räägivad ise. Mina ütleks niimoodi, et võib-olla vaadates sinna tulevuse töö peale natukene, et aga Euroopas on tegelikult Euroopa Komisjon olnud see, kes on hoidnud seda kommunikatsiooni väga ilusasti raames. Nii välisteenistus kui siis ka tegelikult komisjoni president. Ma arvan, et see on väga tähtis, et sellisel tasemel keegi nagu NATO peasekretär, see on hämmastav, kuidas NATO peasekretär, kes on varasemalt olnud alati suhteliselt nähtamatu figuur ja nüüd on avastanud korraga Stoltenberg, milline soft power tal on. Ja keegi ei saa talle öelda, et see midagi valesti. See tegelikult on väga tähtis, et keegi seda agendat niimoodi sõnastab. Tegelikult see võiks olla ka ÜRO peasekretär, aga keda me ei näe selles rollis. Tegelikult peaks tema olema see, kes hoiab seda päevakorral, ütleme nii-öelda ametikohas, et mis on tegelikult see õiglane rahu, kuidas see peaks lõppema.
kusjuures see on huvitav, et meie jaoks on ka hea, et seda teeb siis NATO peasekretär või siis komisjoni president ja praegune NATO peasekretär ütles mulle ükskord, kui oli jälle, et keegi ründas, et mina olen liiga kotkas, eks ole, nagu öeldakse Venemaa teemadel või liiga selline pistrik ja liiga kuidagi karm. Ja siis Mark Rutte küsis mult, et huvitav ka, miks see on nii, et kui mina räägin seda asja, täpselt nii räägin, nagu sina räägid, et siis ma ei ole pistrik, aga et sina oled. Et selles mõttes ma arvan, et kogu selle asja ikkagi raamis hoidmises või pildis hoidmisel on ülioluline, et seda ei tee need riigid, kellel on nii-öelda vahetult piir Venemaaga ja see, et Ursula von der Leyen on igal juhul meid nagu väga selgelt kuulanud ja seda asja nagu ka veab, on väga tähtis. Kaja Kallas, Rainer Saks, suur aitäh selle vestluse eest, daamid ja härrad. Simon Schusteri show mees, lugemine kõigile, kes tahaksid teada Volodõmõr Zelenski elust veidi rohkem, kui võib-olla teleuudistest näeb. See on raamat, mis ei ole heroiseeriv portree, vaid tõesti adresseerib neid nõrkuseid, mis Ukraina presidendil sellel ülimalt keerulisele vastutusrikkal ajal samuti tuleb endaga kaasas kanda. Nädalaga on see raamat võimalik läbi lugeda ja uskuge mind, elu Eestis tundub pärast seda oluliselt helgem. Aitäh teile! Ma ühe asja tahaks veel öelda, et mida me üldse ei puudutanud ja mis minu jaoks oli tegelikult huvitav selles raamatus ka on Olena Zelenski roll. Tegelikult mul oli see küsimus küll, et kas see Olena Zelenski on selle raamatu kõige positiivsem kangelane? Vot jah, ma niimoodi ei oska öelda, aga minu jaoks oli huvitav, et mulle ma ei teadnud temast midagi, ma ei ole nagu huvi tundnud, aga minu jaoks oli üks huvitav just see, et kõik see pool, kui nad neid show'sid tegi, et tegelikult see Olena kirjutas neid tekste ja nii, et ta ei ole nagu lihtsalt ilus abikaasa, vaid ta on ikkagi väga sisuline inimene ja ka huvitav oli minu meelest kõik see, mida siis pere seal kõrval ka nagu läbi elab, et ma imestasin, et seda on nii nagu avatud siin ikkagi räägitud, et ma arvaks, kuna see sõda ju käib, et siis julgeolekukaalutlustel pigem selliseid asju ei räägiks. Kalestunud ajakirjanikul võtsid need episoodid silmanärjaks, ma ei tea, Rainer, kuidas presidendi abikaasa on presidendi abikaasa, aga tegelikult siin on nagu ju selles mõttes kohe raamatus esimene pilt, mis on see, kus nad on seal keskkooli lõpus või niimoodi peale seda ja vabandust, siis tegelikult tegemist on ju mõnes mõttes meeskonnakaaslaste partneritega ja seal nagu muidugi selles meeskonnas on neid abielusid rohkem, mis ka natukene on nagu väga klassikaline lugu. Aga ma tahaks öelda ühe teise asja selle raamatu kohta. Et ma ei tea, kas raamatu tõlki on ka siin. Et ei ole, sest ma õudselt kiidaks seda tõlget. Et jälle väga ilus eestikeelne tekst, mis siis, et on kirjutatud teises keeles ja seda raamatut on väga kerge ja hea lugeda. Et see on juba minu arust Eestis väljatud raamatute puhul märkimist väärt. Väga lihtne see nii ei ole. No ma tänan, et te ignoreerisite minu katset see vestlus siin kokku tõmmata. Vähemalt 2 väga olulist asja sai veel öeldud. Minu poolest me võime muidugi seda mõnusat dialoogi siin jätkata, aga vist Valdole lubasin, et me saame 40 minutiga hakkama. Nüüd meil on vist need limiidid juba igati ületatud, nii et ma paluks aplausi.